Tehnoloogia arengud on jõudnud ka liiklusvaldkonda, väga palju sõidukitele rakendatavaid erinevaid tehnilisi lahendusi, teedelt saadav info, autole andav info. Need arengud on väga põnevad, need kindlasti aitavad vähendada tekkida võivaid riske ja ohte, kuid sellel on ka selline negatiivne külg, et kõik need uued lahendused esiteks ei pruugi olla arusaadavad ja kasutajasõbralikud võib-olla sellisele vanemale generatsioonile ning teine oluline märksõna on see, et selliseid uusi põnevaid ja häid tehnilisi lahendusi võib-olla nooremapoolne generatsioon ei suuda veel endale soetada. Kriiside puhul on oluline alati ennetus. Kuid kui kriisid jõuavad kätte, siis on hästi oluline andmeanalüüs, mudeldamine, erinevad simulatsioonid ja võib-olla selles kontekstis kõige parem näide on ka meil Eestis COVID-i-aegne töö, mida tehti ning see oli vägagi teaduspõhine ja see on perfektne näide, kuidas teadus aitab rasketest olukordadest üle saada. Soovitus võiks olla selline, et tulevikus tasub keskenduda interdistsiplinaarsusele ehk omavahelistele erinevate erialade esindajate suhtlemisele, kindlasti andmete vahetusele ja sealt kaudu ka kogukonnale keskendumine võiks olla see, mis tagab tulemuse erinevatest rasketest olukordadest välja tulemiseks.